Nüüd kaaluvad Ameerika Ühendriigid väidetavalt eriüksuste saatmist Iraani, et füüsiliselt haarata selle rikastatud uraan. Iraani riigi televisioon näitab juba kaadreid relvastatud kohalikest, kes patrullivad randadel ja ootavad just seda. New York Posti andmetel hõlmaks operatsioon tuhandete maavägede sõdurite sissetungi Iraani tuumarajatistesse, läbides lõhkepüüniseid, kaevates välja hävitatud tunneli sissepääse ja kindlustades perimeetreid. Kogu selle aja, kui väike erioperatsioonide meeskond toob füüsiliselt uraani välja. Nüüd on Iraan väidetavalt paigaldanud miine ja lõhkekehi Isfahani tunneli võrgustikesse, valmistudes selleks. Iraani riigitelevisioon näitab nüüd relvastatud tsiviilisikuid Yaski ranniku lähedal, mis asub Hormuzi väinast ida pool, väites, et nad on valmis USA maismaa sissetungiks. Michael Prejean on välispoliitika ja riikliku julgeoleku konsultant ning endine luureametnik, kes liitub meiega Washingtonist. Michael, kas see operatsioon on tegelikult päevakorras? Ja kas see on üldse midagi, mida oleks võimalik ellu viia? Aitäh, et mind kutsusid, Natasha. Tead, ma vaatasin seda lugu. Sellel on ainult üks allikas. Siin on palju ettemaatlikult sõnastatud keelt. Võimalike kriisiolukordade puhuks operatsioone planeeritakse alati. Kas see ka tegelikult toimub, on juba teine asi. Aga fakt, et see on lekkinud, on minu arvates administratsioonile kahjulik. Mõned võiksid öelda, et see lekitati meelega. Nii hakkab režiim oma vägesid ümber paigutama, muutes nad rünnakutele haavatavaks. Kõik see, mida me just selles videos nägime, need inimesed, kes rannas jalutavad, see on lihtne saak, see on lihtne. Need on juhitavad raketid, need on raketid, need on droonid. Nii et nende asjadega arvestatakse alati ette. Tegelik küsimus on, kas režiim reageerib sellele loole. Kas see oli leke või tehti seda meelega, et panna režiim eksima? Ma tahan ilmselgelt rääkida Ameerika Ühendriikide võimekusest praegusel hetkel. USA peaks kindlustama veerandi õhuruumist, hoidma kaitseperimeetrit mitme tuumarajatise ümber samaaegselt ja välja tooma 20 000 naela rikastatud uraani. Samal ajal kandes teate küll võimalikke ohvreid ja tõrjudes Iraani sõjaväe jäänukeid. CAS USA. Kas sõjavägi on praegu pärast 12 ööd kestnud rünnakuid tegelikult nii ülekoormatud? Need Pärsia lahe kaitseoperatsioonid, Punase mere ohud, kas tead, kas nad suudavad midagi sellise mastaabiga ette võtta? Ma ei arva, et nad oleksid praeguste operatsioonide tõttu ülekoormatud, aga sellise asja puhul oleksid nad küll. Ja mida ma selle all mõtlen on see, kas meil on juba piirkonnas vajalikud jõud olemas? Kas me oleme selleks valmis? Peamine oht igale väele, mille sa Iraani territooriumile paigutad, on see, kas Iraan hakkab kasutama droone ja muid laskemoona, et meie kohalolekut rünnata. Sul peab olema väline kordon, sa pead suutma sellega hakkama saada. Tead küll, sul peab olema õhutõrje perimeeter, et suuta kõik ohud tõrjuda. Ja see nõuab tavalist sõjalist jõudu, see nõuab kohalolekut, see nõuab ka seda, et me kontrollime õhuruumi. Me tõesti kontrollime õhuruumi. Kui kahjuks ei saa me takistada Iraanil nende rakettide ja reaktiivmürskude tulistamist. Nad jätkavad selle tegemist. Tead, ilmselgelt näeme Iraani riigitelevisiooni, nagu sa ütlesid, näitamas relvastatud tsiviilisikuid randadel ootamas seda USA sissetungi. Tead, küsimus on muidugi selles, kui tugev on praegu Islamivabariik ja selle sõjavägi IRGC. Tead, kas see on lihtsalt retoorika? Kas see on lihtsalt psühholoogiline sõda, mida me näeme ja mille eesmärk on muuta iga maapealse operatsiooni hind liiga kõrgeks? Või usud sa, et see oleks tõesti midagi äärmiselt rasket, mida Ameerika Ühendriigid suudaksid läbi viia? See oleks äärmiselt keeruline, eriti kui New York Postis lekib info, et see operatsioon on käimas. On kaks lugu. Üks New York Timesis ütleb, et meil pole laskemoona, et end kaitsta Iraani reaktiivmürskude rakettide vastu, et me peame täiendama Patriot patarei süsteeme. Teine lugu on New York Postis. Nii et üks neist on mõeldud režiimile vale turvatunde andmiseks. USA-l ei ole piisavalt Patrioti rakette. See annab režiimile eelise. Teine räägib peatsest missioonist, mis paneks režiimi vägesid liigutama, muutes nad kergemini sihitavaks. Asi on selles, et allikad on väga nõrgad. Mõlemas väljaandes, nii New York Timesis kui ka New York Postis on keelekasutus ettevaatlik. Nii et režiim peab omamoodi otsuse tegema. Aga mida režiim teab, on see, nad saavad jätkata Hormuzi väinas ahistamist ja nad tapsid eelmisel nädalal 4 ameeriklast. Ning nad ei ole saanud seda karistust, mida administratsioon lubas. Ja see on režiimile signaal, et me võime ameeriklasi tappa. Ja president keskendub lihtsalt Hormuzi väinale, kus meil on mõjuvõim. Ja see on probleem. Hästi. Michael, tahaksin sind tänada. Nagu tavaliselt on väga huvitav kuulda sinu arvamust selle kohta. Nagu ikka, peame ootama ja vaatama, kuidas asjad tegelikult paranevad. Meil pole aimugi, mis juhtuma hakkab, Natasha, sest president otsustab.